olemas siis Mari-Liis Õtus, tere tulemast tagasi ja palju õnne! Jaa, väga mudane oli, et Tallinna rattamaraton on teada, et kui vihma sajab, siis on, et selles mõttes nagu mudamülkaid võib-olla nii palju ei ole, aga lihtsalt neid poriloike on tee peal, metsateedel on hästi palju, et siis see viskab ja selles mõttes on ohtlik ka, et seal ei tea iial, mis sind ees on ootamas, kui sa sealt läbi sõidad. Aga sõit ise oli, esimene pool oli minu jaoks oli üpriski hea enestunne, siis seal siuke 17 kilomeetrit enne lõppu läks üpris raske, et pidin ühel suurel pundil minna laskma ja palju pusisin seal üksi. Aga lõpus siuke alla 10 kilomeetri oli jäänud, et siis algasid need single trackid pihta, et siis seal sain jälle mehi kinni hakata püüdma, et läks enestunne paremaks ja kindlasti oskused mängisid rolli. Et arvestades seda, et siin viimast 2 nädalat olen väikse vigastusega jagelenud, et siis oli nagu närv sees enne võistlust, et kuidas jalg vastu peab, aga õnneks olen vist seljatanud selle. Igal juhul vägev sõit sinu poolt täna, aga vaatame korra hooaja peale tagasi ka, et tegelikult tänane etapp oli ju väga oluline, et oluline võtta üldvõidu, kas võtta üldvõit või mitte võtta, on ju, tegelikult tundub, et praeguse seisuga on sul see käes, et oli see selline hooaja alguses väike eesmärk sinu enda jaoks ka? Ausalt öeldes ei olnud siukest eesmärki, et ega ma tavast hooajal olengi võtnud neid maratone niimoodi, et kui on võimalik tulla, siis sõidan, et need üldvõidud ei ole kunagi siuke suurem eesmärk olnud, aga see aasta näha on, et olen siukse stabiilsuse leidnud endal, et ei ole sellist suuremat ärakukkumist toimunud terve hooaja jooksul, et siis täna starti minnes eks oli teada, et see võib olla siuke long shot, nagu inglise keeles öeldakse, aga lähed alati ju lootusega, et see võiks tulla ja väga rahul olen, et tuli lõpuks. Loomulikult, ega starti tulebki võidumõtetega tulla, eriti sina, aga tegelikult sul üks etapp jäi vahele, või 2 isegi jäi vahele, on ju, et tegelikult et ega see sellist ülemäära kindlustunnet sulle andnud, et nii rehvi purunemine näiteks lihtne asi on ja võib ju tegelikult ju sarja üldvõidu tänu sellele kätte maksta, on ju, et eks ta selline riskivärk täna oli, aga näed, pidasid ise vastu kõik väga hästi. Jaa, täpselt, et eks mul sõidu alguses oli ka, pulss oli üpris kõrge, et ise üritad küll endale sisendada, et mis on närvierid, et lähed lõpuks ju oma sõitu tegema ja vaatab, mis välja tuleb, aga eks sisimas ikka oled niimoodi, et põnevil, et kas nüüd võib ära tulla või ei või, et kui see võimalus on, siis on alati see närv sees. Tule siis mehe kombo. Teil ka ikka. Teeme ära seda.